Tere! Täna on vana aasta viimane päev ja mõtlesin siin Varesepte karjumise saatel teile rääkida harjumuste muutmisest. Väga paljud inimesed annavad endale lubadusi järgmiseks aastaks ja millegipärast need uue aasta lubadused väga tihti ei päde, need ei ole võimalik täita, sellepärast et läheb natukene keeruliseks. Mõni unustab need juba 1. jaanuaril, mõni unustab natuke hiljem, aga vähesed suudavad midagi oma elus muuta. Ja seepärast mõtlesin, et täna, oma 55. sünnipäeval, 31. detsembril, ma natukene räägin teile harjumuste muutmisest ja ehk mõni inimene saab sellest natukene inspiratsiooni, natukene mõtteid, millega siis, kuidas siis oma harjumusi muuta. Me teame seda, et meie elu on meie harjumuste, meie otsuste tagajärg. Meie elu on meie otsuste tagajärg, otsused on nii targad, kui oleme meie ja kuivõrd oskame neid rakendada. Ja meie elu ongi üks kogum harjumusi, eks? Ja meile on kasulik, kui meil on juba väiksest peale väga kasulikud harjumused. Nii elustiili osas kui ka kõik muud harjumused. Esmalt tuleb mõtelda, et mis on siis nagu see asi, mis meie jaoks on oluline, miks me soovime üleüldse oma harjumusi muuta, et kui kõik on ju hästi, et siis ei ole üldse vaja muretseda mitte millegi pärast. Aga paraku väga paljud meist tahavad siiski midagi oma elus muuta, et elu oleks rõõmsam, ilusam, et olla tervem, vitaalsem ja elada iga päev täisväärtuslikult. Ja seetõttu tahame me midagi muuta. Kes tahab paremaks saada, kes tahab saledamaks saada, kes tahab tervemaks saada. Igaühel on omad soovid ja see on väga okei. Nüüd, mis siis teha kõigepealt? Kõigepealt tuleks mõtelda, et aga mida ma tahan muuta ja miks ma tahan muuta. Kui ma selle välja olen mõtelnud, näiteks tahan olla tervem ja seetõttu tahan ma alla võtta ja mitte ainult alla võtta, vaid ma tahan oma elustiili muuta, teistmoodi sööma hakata näiteks, teistmoodi liikuma, teistmoodi mõtlema hakata. Ja siis ma mõtlen, et mis ma selleks siis tegema pean, et neid asju teha. Ja järgmiseks võiks siis ühte väga lihtsat asja kasutada. Nimelt on üks lihtne tehnika, nii nagu on kõnede pidamise tehnika, et sa vanale asjale lisad juurde uue asja, inimesele arusaadavale asjale poogid juurde tema jaoks uue asja ja seletad talle selle läbi asjad lahti. Nüüd harjumustega on samamoodi, et on kasulik pookida uued harjumused vanade harjumuste külge. Näiteks, näed, seal taga on mul trampoliin. See on umbes 30 centimeetri kõrgune trampoliin, mille ma panen maha enne sööki ja hüppan seal vähemalt 100 korda. Seda ma teen sellepärast, et söömine on harjumus, ma ikka seda teen päeva jooksul mõned korrad, vahest 2, vahest 3 korda. Ja enne seda söömist ma pean kindlasti trampoliiniga hüppama. Olen endale selle võtnud eesmärgiks ja kui ma ei peaks 100 korda vähemalt ära hüppama enne sööki, siis ma hüppan enne järgmist sööki vähemalt 200 korda. Ehk siis see on tavapärase harjumuse külge poogitud kasulik harjumus. See söömine oleks nagu preemia, et ennem süüa ei tohi. Nüüd tee enda jaoks väike kalkulatsioon, väike inventuur. Nimelt kirjuta üles kõik oma harjumused. Kõik need tegevused, mida sa päeva jooksul teed. Alates sellest tõusen üles, pesen hambad, panen riidesse, kõik need asjad paneb endale ridamisi kirja. Nüüd siis mõtle oma tulemuse peale, mida sa tahad saavutada, oma eesmärgi peale, ja hakka hindama neid tegevusi. Kas need on sulle kasulikud, kas nad toetavad sinu harjumuse muutmist ja sinu uut elustiili või sinu soovi täitumist või mitte? Kas nad on neutraalsed või on nad lausa takistavad? Ja pane siis iga selle harjumuse juurde, kas siis miinus, pluss või võrdusmärk. Võrdusmärki võid kirjutada neutraalse juurde või lihtsalt N-tähe. Kuidas sulle endale meeldib, plussid pane siis nende harjumuste juurde, mis toetavad sinu eesmärgi saavutamist ja miinused nende juurde, mis seda mitte kuidagi ei toeta. Mis on sulle lausa kahjulikud.
ja tee selline väike inventuur. Vaata, kust kohast sa saaksid muudatuse sisse viia, kuhu saaksid pookida mõne uue harjumuse, mis on sulle kasulik ja aitab sul saavutada sinu tulemusi. Juba pisike protsent muudatust, isegi aatomharjumuste raamatus näiteks soovitatakse, et isegi 1% muutus päevas, see toob aasta lõpuks juba kokku väga suure muudatuse elus. Nii et hakka ka pihta ja ma soovitan sul väga loe Aatomharjumused, seda raamatut. Seal on ilusti kirjutatud, et asi ei ole mitte sinus või sinu tahtejõus, asi on vale strateegias. Ja kui sa saad sealt kätte need nipid, selle õige strateegia, kuidas muuta harjumusi, siis läheb see päris lihtsasti. Ilusat aasta lõppu ja imelist algavat aastat!